Nüüd vestleme Taavi Tatsiga Maailma filmifestivalist. Tere õhtust! Tere õhtust! Mis see on? Maailma filmifestival on, mina nimetan seda mõnikord kõige ökomaks ümber maailma reisiks, mida on võimalik leida siitmaalt. On nimelt dokfilmide festival, mis toimub juba 7. korda Tartus. Ja on selline sissevaade maailma eri paikadesse, kus võib-olla üks inimene oma elu jooksul kunagi ei jõuaks ära käia, aga tänu filmitegijatel on meil see võimalus olemas. Mis läbivaks teemaks on? Filmid, mida tänapäeval tehakse maailma eri paigus, tegelikult väga erinevatel teemadel ja üks neist, mis me see aasta oleme tahtnud välja tuua või niimoodi rõhutada, on vananemise kogemused, mis maailma kõige noortepärasem võib-olla ei ole, aga ometi tundus meile oluline tänapäeva sellise noorusekultusliku maailma juures näha ka natuke seda tahku, et mis tunne on vananeda ja kas mitte ei või see mõnikord ka olla mitte mingisugune puue, vaid ka hoopis midagi sellist, mida oodata ja milleks terve elulausa mingis mõttes valmistuda. Et see on üks, millele me rõhku paneme. Kuid samas on, nagu ma ütlesin, maailm nii kirju, et sealt tuleb välja ka väga noortele võib-olla lähedasi teemasid ka. Mis seal veel toimuma hakkab peale filmi vaatamise? Noortele oleme mõelnud sel aastal koostöös dokfilmiklubiga Maailmahariduskeskuselt ühe sellise eriprogrammi, et me teisipäeval pakume Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas Kuperjanovi tänava 9 ühte erilinastust, mis ongi spetsiaalselt noortele mõeldud. See toimub kell 6 siis järgmisel teisipäeval, siis juba ülehomme. Ja sellele järgneb järgmisel 2 päeval dokfilmi analüüsi workshop. Et mõte on selles, vaadatakse filme festivalil ja tullakse pärast ühte ruumi kokku ja arutatakse, analüüsitakse, on Saksamaalt üks filmitegija ja antropoloog selleks ka kohale tulnud, et oleks pakkuda sellist võimalust, registreerida saab veel ka endiselt Maailmafilmi kodulehel, nii et see on selline filmidega seotud, aga ka mõeldud selleks, et noor inimene saaks natuke paremini aru, kuidas üks dokumentaalfilm kokku pannakse, milliseid erinevaid traditsioone selle ühise nimetaja all tegelikult koos on, mida me dokfilmiks nimetame, seal on väga erinevaid selliseid filmimisviise ja niisuguseid lähenemisviise, kuidas mingit asja filmida. Aga kui selle üheks nii-öelda juhendajaks on sakslane, et kuidas sellest aru peaks saama, et äkki kõik ei oska saksa keelt nii hästi? Meil festivalil on töökeel inglise keel tegelikult ja Martin Gruber, kes on dokfilmiklubi juhendaja, muidugi suhtleb inglise keeles, kuid ka Maailmahariduse keskusel on oma koordinaator Siisi Saedalu, kes siis vajaduse vahendab, kui on mingid asjad aru saamatud. Aga ma usun, et tänapäeva noorele natuke analüüsida ja ka rõhutan filmide autoritega veel seda kõike rääkida ka, sest need autorid on ka kohal nende workshopi filmidel, et see võimalus on täiesti olemas. Ma usun, et keel küll takistuseks ei saa, et selles osas ei tasuks nagu küll tagasi hoida, et võtke ikka osa. Millal see toimub? Töötuba toimub eeloleval kolmapäeval ja neljapäeval päeva esimeses pooles, ehk siis kooli vaheajal, kui kooli ei ole, on võimalik kõigepealt siis vaadata festivali raames Ateena keskuses filme, mis selle workshopi raames on, ning siis peale filmide vaatamist kusagil siis lõunapaiku on see analüüsi osa, lihtsalt niimoodi 2 päeval. Ja usun, et see on kindlasti neile, kes dokfilmist natukenegi rohkem huvitatud on väga huvitav kogemus. Ja siis toimub Ateena keskuses? Filmide vaatamine küll, jah, toimub selles festivali keskkonnas, aga selleks analüüsi osaks ilmselt tõmbutakse Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja, kus on selleks nagu piisavalt aega ja hea ruum, kõik vahendid, tahvlid, suured paberid, võimalik rahulikult arutada, et Ateena keskuses on selline filmipesa, aga workshop saab omale sellise ruumi, kus on võimalik seda kõike omas tempos teha. Millised filmid kooliealistele mõeldud on? Mulle tundub, et kooliealistele võiks olla huvitavamad lisaks sellele erilinastusele ja workshopi filmidele näiteks film Mavla pulm laupäeval, mis räägib ühest noorest Bangladeshi mehest, kes küll on juba üle 20 aasta vana, aga ma arvan, et selline mõte kooselust puudutab juba iga noort ka ja kuidas need asjad Bangladeshis käivad, see on nagu päris huvitav, et tema, kes on juba Hispaanias pikka aega elanud, peab leppima sellega, et Bangladeshi kultuuris on asi nii, et vanemad lepivad omavahel kokku, kellega abiellutakse ja siis natuke tal mänguruumi on ja ta üritab seda nagu niivõrd ära kasutada kui võimalik.
ja see, missugune pingutus, üks pulmade ettevalmistus on nii vaimselt kui materiaalselt, seda võib näha siis eeloleval laupäeval kell 2 ja kohe sellele järgneb film Šveitsi noortest, kes üldiselt elavad maal, aga sel ajal, kui tuleb keskkooli minna, tuleb selleks minna suuremasse linna ja see on ühelt poolt nagu iseseisva elu alustamise võimalus, aga teisalt ka ikkagi minek hoopis teise kohta ja siis ma usun, et noortel on ka seal palju vaadata ja võrrelda, et mismoodi seal Šveitsi mägedes see teismelise elu on ja mismoodi Eestis ja mis veel huvitav võiks olla, ma mõtlen, et reedel Eesti dokumentalistika eriprogramm ka, kus analüüsitakse seda, et mis pilguga Eesti dokumentalistid maailma vaatavad ja 4 filmitegijast, kes seal on, nendest 3 on noored naised, Leini Linna, Minna Hint ja Madli Lääne, kes on siis teinud filmid vastavalt Tiibetis, Serbias ja Hispaanias. Ma arvan, et jällegi, keda dokfilmi teha huvitab, sealt saab päris head sellist taustainfot lisaks filmidele, et mis tunne on eestlasena minna maailma ja teha, kust selleks raha saab, missugust haridust selleks vaja on, missuguseid kontakte. Et tänapäeva kõigile avatud maailmas on, ma arvan, sealt ka nii mõndagi kõrva taha panna. Kust saab lisaks infot lugeda? Kõige operatiivsemat ja paremat infot saab festivali kodulehelt maailmafilm.ee või ka siis worldfilm.ee ja seal on nii filmide tutvustused kui ajakava, kui kõik infoga selle sama workshopi kohta, lingi all DFK. Seal on festivali päevik blogi vormis, mis kajastab festivali tegemisi nii seest kui väljast ning ma usun, et see ongi see kõige parem koht, kust vaadata, aga jällegi soovitan ka festivalile Ateena keskusesse lihtsalt kohale tulla hommikust õhtuni, teisipäevast laupäevani, astuda, küsida infolauast, mis filmid toimuvad või kuni kella 5 ei ole isegi mingit piletit, nii et tuleb ainult tulla kas siis kinosaali või lösukinno pööningusaali, kus saab niimoodi padja pealt mõnusalt vaadata filmi. Nii et festivali töökeel on inglise keel, nii et inglise keele oskus tuleb kasuks. Peale kella 5 algavad seansid on eesti keeldega subtitreeritud. Aga ma usun, et ka see inglise keel, mis on filmide subtiitrites, ei tohiks nagu kellelegi väga üle jõu käia, et selles mõttes on see mingis mõttes kõige parem info festivali kohta on ise sealt läbi astuda ja tegelikult ükskõik millisest punktist sinna festivali lennukisse, mis ümber maailma sõidab sisse astuda, see ei olegi nii oluline. Iga film on nagu unikaalne nägemus ja põhjalikult ettevalmistatud. Režissöör on üldiselt pikka aega kohal viibinud ja need ei ole sellised turistlikud filmid, mis on tehtud 1 nädalaga, vaid enamasti ikkagi vähemalt mitu kuud on kohal viibitud, mõnikord isegi mitu korda pool aastat näiteks on režissöör kohal olnud ja väga põhjalikult tunneb neid, keda ta filmib. Aga selge. Aitäh saatesse tulemast!